Perekond EU lapsevanemate koolitaja ja paarisuhteterapeut. Juhtisin loovhariduse seminaril töötuba konflikt lapsevanemaga kui koostöö süda või lõks. Viisin sarnasel teemal läbi ka seminaril esitluse konflikt kui armastuse süda või lõks. Soovitan vaadata ka selle esitluse videot, siit samast lingi alt. Seminari töötoa eesmärk oli sõnastada pedagoogide sisemised konfliktid lapsevanematega seoses ja pedagoogi vajadused, mis nende konfliktide taga. Soojenduseks palun sul mõelda ja kirja panna, milline mõne teise inimese käitumine või iseloomujoon siit kõige rohkem ärritab. Soojendusel on ka teine ülesanne ja sellele saad vastata pärast esimese vastuse kirjutamist. Harjutus tehtud. Aitäh sulle soojenduse eest. Usun, et harjutus andis sulle võimaluse kogeda, et teise inimesega kõige sobimatum käitumine või iseloomujoon võib esineda ka sinul endal. Kui sellist kogemust ei saanud, siis palun anna mulle sellest teada. Usun, et selline kogemus on hea hetk teadvustamiseks. Kui ma iseennast aktsepteerin sellisena, nagu ma olen, ka iseenda jaoks ärritavana näiteks, siis tahan vähemalt õppida aktsepteerida ka teist inimest, kes mind ärritab. Osalejad sõnastasid 12 isiklikku sisemist konflikti, millest 4 inimesel oli sarnane sisemine konflikt täiskasvanute ehk siis lapsevanematega. Ajamahukaks kujunes töötoas sisemiste konfliktide sõnastamine just nii, et oma peas mõeldud konflikt oleks sõnastatud võimalikult lühidalt, hinnanguvabalt ja teistele arusaadavalt ka kirjalikult. Usun, et see oli osalejatele hea kogemus, et oma probleemi sõnastamine lühidalt, hinnanguvabalt ja arusaadavalt vajab eritähelepanu ka igapäevaste konfliktide lahendamisel. Jõudsime töötoa lõpuosas vaadata üle vajaduste ja lahenduste näited esimese sõnastusega konfliktile. Enne kui räägin töötoas kirja saanud konfliktidest ja nendega seotud vajadustest, palun sul vaadata Perekond EU lapsevanemate videokooli vajaduste hierarhia selgitust. Usun, et see selgitus võib aidata sul paremini mõista, millised on ka sinu vajadused sinu sisemise konfliktiga seoses. Sinu vajadusi ja väärtusi aitab hinnata ning teadvustada Abraham Maslowi vajaduste hierarhia. Vajadused on jaotatud 5 tasandile ja need on järgmised. Esimene tasand, füüsiline ellujäämine. Asjad, milleta me hakkama ei saa. Õhk, vesi, toit, seks ja uni. Kui need vajadused on rahuldamata, mõjutavad need järgmiste tasandite vajaduste rahuldamist. Või järgmised vajadused jäetakse lihtsalt rahuldamata. Teine tasand. Turvalisusvajadus. Turvalisus ja hirmu puudumine näiteks haiguste, vigastuste ja enneaegse surma ees. Samuti loob iga inimese jaoks turvalisuse vajadus mitte tunda hirmu naeruvääristamise ja piinlikkuse ees. Kolmas tasand. Armastusvajadus ja kuuluvusvajadus ehk sotsiaalsus ja suhted. Meil on suhted teiste inimestega ja vajadus kuuluda enda jaoks olulisse gruppi või vajadus olla seal mõistetud ja aktsepteeritud. Grupp võib olla perekond, sõpruskond, sarnaste hobiga tegelevad inimesed maailmavaate või tööga seotud ja nii edasi. 4. tasand. Tunnustusvajadus. Edu ja saavutused, mida tunnustavad teised ja mis rahuldavad meid ennast. 5. tasand. Eneseteostusvajadus. Need on inimesed, kes on rahuldanud eelnevat 4 vajadust, kogevad tungi ennast teostada ja teevad seda, mis on neile endile olulised ja annavad endale väga palju. Tänane ühiskond katab pigem esimese ja teise taseme vajadusi ehk füüsilise ellujäämise ja turvalisusvajaduse. Puudulikum on vajaduste täitmine alates 3. astmest, kus tulevad mängu suhted teiste inimestega. Armastusvajadus ja kuuluvusvajadus. Perekooli mõtteviis ja oskused omavad mõju just alates 3. astmest, sest võimaldavad viia oma suhtlemisoskuses samm-sammult paremale tasemele. Ja seda kummalgi suhtepaari osapoolel. Kriitiline hetk võitja-võitja meetodi kasutamisel on just tegelike vajaduste märkamine ja kirjeldamine. Konfliktile on võimalik leida võitja-võitja lahendus ainult juhul, kui poolte vajadused on üldse selged. Vajaduse selgitamisel on abi lapse aktiivsest kuulamisest ja lahenduse korral endale esitatud küsimusest, mis see lahendus mulle annab või mida see lahendus minu jaoks tähendab. Lahendused on tooted, teenused, asjad, raha,
reeglid, graafikud ja konkreetne tegevus või ülesanne. Kui laps ütleb näiteks, et ta vajab oma tuba, siis see on lahendus. Aktiivselt kuulates saab öelda, et sa soovid lahenduse on oma tuba, et olla mingitel hetkedel eraldi, üksi, privaatselt, nii kuidas sinu laps aru saab. Laps annab teada, kas see peegeldus on talle sobiv ja võib-olla täiendab seda peegeldust. Sinu vastutus on täiendust peegeldada ja kirjeldada lõpuks lapse tegelikku vajadust. Iseenda vajadusi väljendad mina sõnumitega. See tähendab, et sinu vastutus on iseennast aktiivselt kuulata, mõistmaks, mis on sinu lahendus ja mis on sinu tegelik vajadus. Mõlema poole vajaduste kirjeldamisel on eesmärk probleem sõnastada lihtsalt. Näiteks, ma saan aru, et sinu vajadus on, et toas oleks värske õhk ja minu vajadus on, et toas oleks piisavalt soe. Mõtleme koos erinevaid lahendusi, kuidas meie mõlema vajadusi täita. Iseendas kogetav sisemine konflikt on sulle kõige lähemal. Selle konflikti tegelike vajaduste selgitamine ja sellega võitja meetodis hakkama saamine annab sulle kogemuse, kuidas saada hakkama ka teise inimese ja teisega seotud konfliktiga. Aitäh sulle, et ennast vajaduste püramiidiga kurssi viisid. Tagantjärele näen mina töötoas sõnastatud konfliktidest 7 sarnase sisemise vajadusega konflikti. Nimetan need 7 kirja saanud sisemist konflikti. Esimene. Ma olen segaduses, kas peab käituma nii, nagu lapsevanem ütleb, kui ma ise olen teistsugusel arvamusel. Või teine. Ma tunnen lootusetuse tunnet, kui pakun oma abi ja lapsevanem eitab kõrvalabi vajadust. Sarnane sisemine konflikt on muuseas kokku 4 osalenud inimesel. 3. Ma ei tea, mida teha, kui lapsevanemal ei ole lapsele ja tema õpetajale aega. 4. Ma ei tea, kas mul on õigus sekkuda lapsevanema ja lapse suhtesse, kui pean seda vajalikuks. 5. Küsin endalt, kas ma olen ebapädev, kui ma ei saa suurepäraselt hakkama. 6. Mulle ei meeldi tunne, kui lapsevanemaga suhtlus katkeb ja mõtlen, kas ma ei oska äkki konflikti lahendada. 7. Tunnen, et olen nurka surutud, kui lapsevanem lubab ja mina ei luba midagi või vastupidi. Palun sul meenutada vajaduste püramiidi ning arvata, millised pedagoogi vajadused võivad olla nende sisemiste konfliktide taga. Aitäh sulle mõttetöö eest. Mina arvustan kõigi 7 sisemise konflikti puhul pedagoogi vajadus ühelt poolt tunda ennast turvaliselt ja näiteks mitte saada naeruvääristatud või alandatud. Ja teiselt poolt vajadus olla sotsiaalne, hoida või taastada armastust või ühendust suhetes. Hoida või taastada ühendust enda ja lapsevanema suhtes, enda ja lapse suhtes või lapse ja lapsevanema suhtes. Palun sul järgnevalt mõelda ja kirja panna, millised lahendused võivad olla õpetajal oma mõlema vajaduse täitmisel. Harjutus tehtud. Aitäh sulle mõttetöö eest taas. Millised on lahendused, mis täidaksid turvalisusvajadust, mitte saada naeruvääristatud ja alandatud ning armastuse ja ühenduse loomise vajadust suhetus? Minu arust on võimalikud lahendused järgmised. Õppida näiteks ennast juhtima, sealhulgas ennast kuulama ja aktsepteerima sellisena, nagu sa oled. Või õppida teisi kuulama ja samas ennast ka teistega seoses hoolivalt kehtestama. Või õppida vajadus- ja väärtuskonflikte lahendama. Või õppida grupi juhtimist, hankida teadmisi pereteraapiast või hankida teadmisi paarisuhteteraapiast. Ja muidugi ainult sina otsustad ja vastutad valiku eest, kas näiteks pakutud lahendused sinu vajadusi täidavad. Teistmoodi vajadustega sisemine konflikt, mis töötoas kirja sai, oli järgmine. Mulle teeb muret vägivaldne laps rühmas ja minu enda tervis sellega seoses. Palun sul taas meenutada vajaduste püramiidi ning arvata, millised pedagoogi vajadused võivad olla selle sisemise konflikti taga. Harjutus tehtud. Aitäh sulle vastuse eest. Minu arust on ühelt poolt osalejal turvalisuse vajadus, see tähendab hirmu puudumine iseenda vigastuste ja haiguse ees ning teiselt poolt hirmu puudumine teiste laste ja ka vägivaldse lapse vigastuste ja haiguse ees. Millised võivad olla lahendused, mis täidaksid ühelt poolt turvalisusvajadust hirmu puudumisega iseenda vigastuse ja haiguste eest ning teiselt poolt hirmu puudumist teiste laste ja vägivaldse lapse vigastuse ja haiguste eest. Harjutus tehtud. Aitäh sulle taas.
Minu arust on võimalikud lahendused järgmised. Õppida näiteks ennast juhtima ja ennast kuulama. Või õppida teisi kuulama ja ennast teistega seoses kehtestama. Suurendada oma reaktsioonivõimet kehaliste tegevustega. Või hankida näiteks teadmisi ja kogemusi vägivallatust ja või vägivaldsest enesekaitsest. Hankida näiteks teadmisi ja oskusi agressiivsete lastega vaimselt hakkama saamisel. Lõpetuseks ütlen, et mulle meeldis töötoas osalenud inimeste julgus oma sisemistele konfliktidele otsa vaadata. Ja väga suur visadus neid ka sõnastada. Usun, et sisemiste konfliktide meenutamine ja nendega seotud vajaduste teadvustamine aitab leida ka vajadusi täitvaid lahendusi. Avaldan 1 kuu pärast video avalikustamist ka video vastajate pakutud vajadused ja lahendused neile. Avaldan vastused kindlasti anonüümselt ja teen seda ka edaspidi, sobiva regulaarsusega sõltuvalt video kasutajate arvust. Kui sulle on oluline jagada seda videot mõne tuttava inimesega, siis palun jätta selleks oma tuttava meiliaadress ning saadame video koos sinu soovitusega sinu tuttavale. Palun anna omalt poolt lõpetuseks tagasisidet käesolevale videole. Aitäh sulle tagasiside eest. Järgmiste juttude ja tegudeni juba mõnes uues videos või mujal.